Seekordses Metsiste nurgas on plaanis valmistada üks pisikene kohvitassi laud diivani kõrvale. Minimaalne, sellepärast, et see läheb väga kitsasse kohta. Taas alustan oma ehitamisprotsessi liimpuitkilbist, millest ma seekord lõikan endale sobiva kujuga ribad. Esimene asi, mis ma liimpuitkilbiga tegin, oli see, et ma lasin ta endale sobiva laiusega ribadeks. Loomulikult liimpuitkilbi asemel võib selle projekti puhul kasutada ka mingit muud materjali, näiteks täismasspuitu, sellepärast, et tegelikult detailid on väikesed ja siin selle puidu mängimise tõenäosus nii suur ei ole. Küll aga liimpuitkilbist on väga mugav ehitada, meil oli kohe õige paksus olemas, ainult ribadeks lasta ja hakkame seda järkama. Nüüd järkamisega on selline lugu, et see diivani laud, mis me valmistame, see on selline pisikene, väikesesse korterisse mõeldud täpselt niimoodi, et ta väga palju ruumi ei võtaks, et ta oleks natukene mobiilne. Mure selles, kuidas need tükid nüüd saada kõik täpselt ühe pikkusega, nagu ma alati korrutan, et kasutage mingisuguseid šabloone, siis siin ma olen nüüd ka kavalust natukene kasutanud ja välja mõtelnud, et kuidas ma siis nüüd ühe pikkusega tükid endale saaksin. Mugavat lahendust mul käepärast ei olnud, tegin sihukese ise ehitatud lahenduse siia selle sae tugiraua külge, panin justkui ühe piiraja ja tegelikkuses siit ma saan nüüd kenasti kõik laua siis plate, raamide, detailid ühe pikkusega. Kusjuures ma siin annan soovituse, et kui te alati neid detaile järkate, siis proovige teha niimoodi, et lõige läheks selliselt, et teil ei hakka detailist pinde rebima saetera. Näiteks, kui ma nüüd kasutaksin paremal käel olevat detaili, siis suure tõenäosusega sellel tulevad väiksed rebendid sinna külge. Aga kui ma kasutan seda detaili, mis mul jääb siia ilusti piiraja vastu, siis sellel neid rebendeid ei tule. Kui mul nüüd detailid on välja lõigatud, siis üks asi, mis ma peaksin veel tegema, enne kui ma hakkan neid kokku panema, on siia sisse selle klaasisoone laskma, sest mul on plaanis selle alusplaadi keskele panna klaasid. Soone ma lasen freespingiga, see on mul juba ära seadistatud, aga loomulikult seda servasoont võib lasta ka väiksema käsifreesiga, tuleb lihtsalt endale sobiv freesitera hankida. Nii, järgmiseks on nüüd plaan koostada siis selline riiuli või tasandi raam ja selle raami tegemiseks kasutan ma loomulikult liimi, aga ühtlasi ka tavapäraseid küpsiseid, mis teeb selle ühenduse mul natukene tugevamaks. Pole muud, kui paneme oma detaili kenasti kõvasti kinni ja katsume siia need küpsisavad sisse saada. Nii, nüüd pole muud, kui liimime kogu selle asja kokku tavalise siseruumi mõeldud puiduliimiga. Liimiga ma parem ei koonerda, alati saab välja tuleva liimi osa ära pühkida. Peaasi, et kuskilt ilma liimita see liide ei jää, sest et liimipinda on siin niigi vähe, tasub kõik korralikult üle käia. Nüüd selle raami kokkuliimimisel kasutame ühte sellist vana head trikki, nimelt nööriga pingutamist. Selleks on mul vaja sihukest üsna täpselt selle raami ümbermõõduga nööri, mis ei ole liiga hea venivusega. Ja see tuleb panna siia ümber. Nüüd võiks ju tunduda, et see ei hoia mitte midagi. Aga selle jaoks tulevad mängu meil sellised kavalad lisaklotsid. Ja need lisaklotsid on need, millega nüüd see pingutamine tegelikkuses algab. Hops. Lapiti lähevad need klotsid lihtsasti vahele ja kui need nüüd keerata siia vahele risti, siis nad hakkavad kogu seda värki pingutama. Ja mida rohkem neid nurga poole ajada, seda rohkem nad kogu seda asja pingutavad. Nii, nüüd on ka paras aeg see jääkliim siit pealt ära pühkida, et seda natukene vähem siin oleks. Tegelikult on isegi kaval teha seda märja lapiga, sellepärast et see PVA põhine liim tegelikult on vees lahustuv, mis tähendab seda, et kui seda märja lapiga teha, siis saab selle veel paremini puhtaks. Mul hetkel märga lapi käepärast ei ole, tuleb leppida selle paberiga.
nii, nüüd mul on 2 sellist raami ehk siis 2 minu väikese kohvilaua tasandit valmis liimitud. Ma proovin ära, kas see klaas ka siia sisse läheb. Klaaside näol on tegu siis taaskasutamisega, kuskilt laadalt kunagi leitud klaasid oodanud juba tükk aega kuuris oma aega ja näed, oma koha nad leidsid, täpselt selliselt nad hakkavad siin lauaplate sees istuma. Nüüd selleks, et need lauaplated siuksele sobivale kõrgusele saada, alumine jääb võimalikult põranda lähedale, ülemine võiks olla üksil mugaval kohvitassi kõrgusel. Selleks ma kasutan selliseid vaheposte. Ja vahepostid paigaldan ma tüüblitega, tavaliste ümmarguste tüüblitega ja loomulikult liimiga. Panin see puuri külge endale sellised teibi, see on mul nii-öelda spikriks, et ma auku liiga sügavat ei lase, sest et materjal on siin üsna õhukene, ei taha sellest läbi puurida. Ja järgmise etapina proovime siis need lauajalad siia külge liimida. Nüüd paneme pitskruvidega selle asja kinni ka, et siis see liimi kuivamise ajal on see asi stabiilne ja jääb kenasti meil ikkagi nii-öelda täisnurkseks. Nõnda, viimase asjana paneme siia alla endal ka väiksed rattad, et see laud oleks natuke mobiilsem. No nii, veereb täitsa vahvalt viimase detailina. Vaatame, kas meil klaasid kenasti siia sisse sobivad. Klaas, alumine istus ja ülemine sobib ka. Selline see kohvilaud sai. Edasi tuleb mul siin natuke lihvida, natukene osasi kohta siin liimist puhastada, võib-olla siin seal natukene ka pahtlit vaja. Ehk siis viimistlemine on jäänud, aga põhimõtteliselt selline diivaniäärne kohvilaud on, ma arvan, uhke koht küll, kuhu nurgakivi saadet vaadates oma teetass või kohvitass toetada.